Tere, olen Auli. Tervitan kõiki teid, kes te mind vaatate, minu jälgijaid, minu fänne ja tere tulemast ka nendele, kes esimest korda satuvad üldse minu kanalile, minu videosi vaatama. Neid ei ole ka vähe, sest ikkagi need videod siin YouTube'is ringlevad. Tänase video ma teeksin sellisel teemal, et kuidas tal läheb praegu minu rivaaliga. Seda vaadake siis ainult need inimesed, kes siis on võib-olla kuskil 3 nurkades, 4 nurkades ja et kui sinul ei ole enam selle mehega või selle partneriga suhet ja kuidas tal läheb siis sellega, kellega ta praegusel hetkel on koos. Tegu on kollektiiviga, võtke seda huumoriga, ärge pange midagi resoneeruma ja võib-olla vaadake seda lihtsalt nagu kui sellist ühte mõnusat ladumist. Ja kui te soovite isiklikku ladumist, siis minu meiliaadress on siin all, kirjutage mulle, leiame teie energiatele vastavad ja ainult teist lähtuvad ladumised. Nii, ja siis hakkame siis pihta, vaatame, kuidas tal läheb praegu rivaaliga. Poisid, vaatate, pöörake ringi, teate väga hästi, mul on lihtsalt lihtsam niimoodi, kui ma teen naistele ja lähtun nagu sellest, aga pole midagi, te oskate, te teate väga hästi, mismoodi neid ümber pöörata. Nii, kuidas tal läheb praegu selle inimesega, kellega ta on koos. Kannaldame siis kollektiivile. Alguses oli ilus. Mis nüüd ilus, aga ühesõnaga alguses ta nagu võib-olla isegi on pannud väga suured lootused sellele suhtele, mis nagu siis oli. Aga ta läks läbi selle suhte väga suurde transformatsiooni ja ei ole hästi. Seal on ühesõnaga, seal on võitlused, sauade viis on tõesti võitlused, kogu aeg peab millegiga võitlema, vaatamata sellele, et tegelikult midagi nagu ikkagi algus oli ja väga, väga suuri lootusi tegelikult ta pani sellele rivaalile ja ta arvas, et kõik hakkab minema nagu niimoodi, et kõik läheb nagu hästi ja et ta loob seal midagi ja et nagu täht paistis tema peale ka nagu ja aga see ei läinud kõik nii nagu oli mõeldud. Ja seal on väga palju sellist valet, seal on väga palju selliseid torkeid, saladusi ja ikkagi teie olete ühesõnaga see kiisrinna tema jaoks ühesõnaga ja kui see nüüd praegu ei ole veel lõppenud, siis see suhe lõpeb päris kindlasti ära, siin ei ole mitte midagi head. Paraku on see niimoodi. Jah, siin on selles suhtes on väga palju selliseid illusioone. Seal on küll mingil määral oli nagu võib-olla see oli rajanenud tegelikult suurel määral sellisele hetkelisele kirele
noh, nii nagu tegelikult väga paljud suhted tegelikult ju rajatakse, et on nagu kirg või on nagu noh, nagu muud vajadused või muud soovid, ühesõnaga, mis nagu käivad läbi voodi, et siis nagu võib-olla hetkel, kui see asi sai otsustatud, siis oli see nagu mingid illusioonid millegi asja suhtes, mis tegelikult ei täitunud. Ja siin ongi niimoodi, et üldiselt selles suhtes on tegelikult on nagu mõlemad sellised pea alaspidi, et ega nad ei ole mitte kumbki nagu rahul. Noh, nii on nii, nagu näitavad need kaardid. Ja siin on ka tegelikult sellist noh, et nagu mõeldakse, et kas ma nüüd lähen või ma ei lähe või kas ma nüüd jään või noh, hästi palju mõtlemist, ärispidist mõtlemist on noh, liiguvad nagu mingisugused hästi kiired liikumised, aga mitte positiivses suunas, et see asi ikkagi, et noh, kui ta ei ole nüüd veel ühesõnaga lõppenud, siis ühesõnaga õiglus võidab siin ühesõnaga jah, ja tegelikult ikkagi sellised tähistamised ja noh, niimoodi tähistamised nagu selles ja siis ma ütleksin, et nendel mõlemitel on tegelikult tuleb täiesti uued algused ühesõnaga ja nagu õiglus võidab, et siin on midagi, see suhe loodi nagu tegelikult väga valedele alustele ja siin ei ole tegelikult üldse midagi sellist, jah, vaadatakse tagasi sellesse valusasse minevikku, silmad on kinni seotud, ei ole nagu sellist ja unistatakse ikkagi tegelikult sellest praeguse suhte rivaalist, mis oled siis sina minu vaataja ja uutest algustest sinuga. Jah, see suhe on läbi, seal ei ole ühesõnaga ja kui ta ei ole läbi, siis ta lõpeb päris kindlasti. Pentaklite 5 ja seal on väga külmunud ja väga niisugused nagu noh, seal tunnevad tegelikult mõlemad osapooled ennast nagu selliselt noh, nagu et neid on nagu paljaks varastatud, et noh, et selles suhtes ei ole kahjuks mingit soojust, pöörake palun mehed ümber, eks ole, jah, ja see torn, see on siin, ma ei paneks enam edasi, vaatame, natukene on veel aega, et see sammub täieliku hävingu poole. Kas tal läheb oma rivaaliga? Jah, siin tuli samamoodi jälle pööratud noh, poodu. See mees praegu otsib endas jõudu, et see asi nagu lõplikult ära lõpetada ja siis ongi nagu noh, ikkagi jah, saladused ja ta nagu sepitseb neid saladusi. Jah, ja see on siit ei ole, siin ei ole, siin on ainult mälestused ja ainult ühesõnaga, et need olid väga valed valikud, ühesõnaga, mida ta nagu tegi ja noh, ta kahetseb seda väga ja kuigi talle pakutakse tegelikult uusi võimalusi, siis tegelikult noh, kõik on tegelikult ära kukkunud ja ta on väga kahetsevas energias, et ta niimoodi tegi. Siin on mingid väga suured sõltuvused ja siin ikkagi ollakse kaitsepositsioonidel. Ühesõnaga, nii et mis siin enam pikalt pajatada.
nii et see suhe, suhe sinu, kes sa mind vaatad, rivaaliga, ühesõnaga, kui ta ei ole praegu lõppenud, siis ta väga-väga-väga lähiajal lõpeb ja siin on üks suur jama. Et need, mille pärast nagu see suhe loodi, siis see ei toiminud ja see oli väga valedele alustele rajatud suhe. Tegu oli kollektiivse lugemisega, kellega resoneerus, võtke omaks, kellega mitte, jätke maha, minge ära, ärge võtke, ärge pange midagi vägisi. Ja kommenteerige ilusti, pange likeige seda videot, kui see teile meeldis, kirjutage kommentaare, ma väga ootan neid kommentaare alati ja tellige minu lehte, sellepärast et see ei maksa teile mitte midagi. Ja vaadake ikka mu kanalit ja kohtume juba õige varsti. Tšau!